tere tulemast, Tali mina podcasti kuuled sina siinsamas minu podcasti, Tali podcast ja mul on hea meel, et pärast mõningast pausi on taaskord salvestamise aeg ja mul on eriti hea meel, et minu tänases saates on külas, ma arvan, et üks minu lemmikkoolitajatest Eestis, Kai Oja isiklikult. Tšau, Kai! Tšau, Tali, issand, mis tiitli sa nüüd mulle annad? Ja selles mõttes, kui ma mõtlen, ongi erinevate koolitajate peale, keda ma ise olen jälginud, keda ma vaatan, keda ma usaldan, kelle tegemisi kõrvalt läbi aastate tegelikult on ju jälginud, siis sina oled kahtlemata üks sellistest, kes ongi üks sellistest, keda ma vaatan, keda ma usaldan, keda ma jälgin, nii et selles mõttes on tore, et sa taas siin oled, sa oled korra mu podcastis käinud ja nüüd ongi tegelikult huvitav uuesti rääkida, et mis siis vahepeal muutunud on ja kuidas on, sest et jah, ma kohe tegelikult küsikski, sa oled praegu Eestis, aga sa tegelikult viibisid päris pikalt, terve aasta olid Balil, olles ise värskelt, no nii-öelda värskelt Balilt tulnud, siis ma täitsa saan aru, miks sulle seal nii väga meeldis, aga mitte puhkusereisile sa sinna ei läinud, on ju. No kuidas, ma ei teagi, kuidas see Bali kogemus nüüd, sa oled nüüd on ju mõnda aega juba tagasi olnud, ehk siis sul on olnud seda integratsiooni aega seal vahel. Kuidas sa täna sellele Bali aastale tagasi vaatad? Tere veel kord, kuule, nii äge, et saan siin olla ja mul tuli üks asi meelde, mis veel kord rääkisime, aga ma pärast püüan meeles hoida, et see läheb pärast võib-olla seda konteksti. Bali ja sina just olid sügisel on ju seal ja minul saab nüüd juunis, ma tulin tagasi jaanipäevaks, nüüd juba üle poole aasta olen tagasi olnud, kuhu see aeg küll läheb, on ju. Aga aasta tagasi samal ajal olin ma seal ja tõesti ma elasin seal siis 10 kuud koos oma 3 pojaga, sest ma võtsin pähe juba aastaid tagasi, et mina soovin, et mu pojad saavad haridusega kuskil mujal. Ja siis meie ette sattus Green School, selline rahvusvaheline kool ja võtsin pähe, et vaat sinna mu lapsed lähevadki. ja nii me siis oma asjad pakkisime 2023 august ja kas seal oli siis 14 või august kuskil oli umbes, algas see kool. Vahepeal käisime jaanuaris siis Eestis 3 nädalat, hästi äge talveilm oli -17 ja mis me siin kõike saime ja siis läksime sinna tagasi ja sa küsid nii hästi, et kuidas täna siis sellele tagasi vaatad, et täna nüüd siin veebruaris saan ma juba hästi-hästi hea tundega tagasi vaadata, mitte et varem oleks olnud halvem tunne, aga varem veel sellest rääkides ikka nagu tuli mingi võbelus sisse või värin sisse, sest see oli ikka üks hästi suur pingutus emotsionaalses mõttes, närvisüsteemile, eks mulle ja lastele kõigile, aga kuna ma olen ju lasteisast lahus, hästi tänulik talle, et ta ka lubas, ütleme nii, et ikka teine lapsevanem ka peab nõus olema, et me sinna saime minna. Aga ma ikkagi olin ju selles suhtes üksi nende ees seal hoolitsemas ja puhkusereisse muidugi ei olnud, aga me tegime ikka palju puhkust ka. Me ikka Bali käisime ristipõiki läbi, võib-olla sinna, mis pool see siis on, äkki lääne pool Loode kanti, kus mingi rahvuspark on sinna jõudnud, aga muud suhtkohad käisime on ju läbi. Et mina tegin seal tööd, poisid käisid koolis, olin poistele toeks, olin endale toeks, olin oma klientidele toeks, vahepeal murdusin ka, siis tõusin uuesti püsti. Mis sind maha murdis? Ma arvan, et kogu see esiteks aru saada, et kui vägev mõnestes see kõik on, et nüüd ongi see käes, me olemegi nüüd siin, et ma ikka vahel näpistasin ennast, on ju ka selle eest. Aga ikkagi siis vahepeal mõte, et kuidas rahaliselt ikkagi hakkama saame. Me üldse ei leidnud algul elukohta. Kui tagantjärgi vaadates augustis läksime, novembri alguses kolisime siis püsivasse elukohta, kus me saime siis kooliaasta lõpuni olla. Ei ole nii hull, on ju see aeg seal vahel, aga ikkagi me elasime hotellis ja veel 2 kohas, mõtlen nüüd 2 ja siis see 3. koht oligi meile. Et see on natuke närve sööv ja siis tunned, et ma ju vastutan oma poegade eest, iga ühel oma
kohad, kuidas neile toeks olla, et inglise keelt nad ei oska, võta see aeg ja räägi nendega, olla neile on ju toeks, siis esimesel koolinädalal nad ei saanud süüa näiteks, sest ma ei adunud üldse nagu, kuidas see söömine käib seal ja noh, õpetajad õnneks teadsid ja nad ikka nälga on ju jäänud. Aga ma mõtlengi tagantjärgi nii, et mida ma kõige rohkem kogesin, olles ise mõtteviisi on ju mentor ja eduõpetaja, et see muutus peab on ju seespoolt tulema, aga mis see Bali lõi sellise välise muutuse. Ma ei olnud ennem käinud Balil, Indoneesias, ma ei olnud üldse Aasias käinud. Vau. Me lihtsalt läksime 4 ja astusime Balil lennujaamast välja ja läksime taksosse, mõtlesime, et kuhu me nüüd tulime. Noh, ma olin Mehhikos käinud ja ma natukene aimasin, et midagi taolist. Ja kui väline nii palju muutus, siis mis toimus, ma seesmiselt enda sees hakkasin kohtuma selle hästi vana Kaiga, kes kunagi nagu oli, keda ma arvasin, et nagu enam väga ei ole. Ehk siis tuli mingi vingumine tagasi, tuli mingisugune kurvameelsus või selline kahtlemine ja selline ma vahepeal, ma mõtlen tegelikult tänulikkust ma kirjutasin kogu aeg, aga ma nagu enam ei olnud tänulik mingite asjadest, ma läksin sinna, et ma olen nii mõttetu ja ma olen siin nii tüütu, ma olen nii nõme, ma ei saa selle ja sellega hakkama. Siis ma mäletan paari kuu pärast avastasin, et issa, ma olen selle järgi jätnud, et endale korrutada, kui vajalik ja oluline ja armastatud ma olen, on ju. Ehk siis, kui on mingi olukord, mis on nii tundmatu, siis me soovime leida midagi tuttavlikku ja ma leidsin enda seest mingi tuttavliku koha. Ehk need Green Schooli lapsevanemad ja seal on hästi tugev kogukond, on tõeliselt tugev kogukond ja see oli, miks ma Green Schooli valisin, ongi see, et ma juba adusin eemalt Eestist vaadates, et seal on kogukond tugev, seal on lastevanemate koht, kus sa saad minna ja teha tööd, on hea internet seal koolis. Esimene kuu aega ma käisingi iga päev lastega koolis, olin seal lastevanemate alal. Ja see, et ma lähen näiteks, ma ei tea, kas Portugali, Hispaaniasse, olen seal kodus, teen tööd ja lapsed käivad koolis, on suur vahe, kui mul on kogukond ümber, on ju. Ja see kogukond või need inimesed, nad ju ei teadnud, kes mina olen. Aga ma tegin kõik selleks, et nad ikka näeks, milline see vana Kai on, kuigi ma oleks võinud ollagi seal see mentor ja tunda ennast on ju teistmoodi, aga ma laskusin nagu täiega sinna ja ma mäletan sinna vanasse, siis ma mäletan, et issand, et mis asja ma teen nüüd nagu, kes see Kai on, mul oli ikka täitsa segadus nagu vahepeal. Võib-olla siuke mingi voodoo jutt, aga võib-olla sa mõistad, on ju, et see väline muutus oli nii suur, et ma hakkasin seest otsima nagu mingit tuttavlikku ja siis hästi palju tuli nagu seda vana Kaid ja see ei ole see, et see oleks mingi halb, on ju, aga ma kohkusin selle peale ära, ma olen hästi nõudlik enda suhtes. Ma tahaks öelda täna, et ikkagi oluliselt vähem nõudlik nüüd, aga ma olin ikkagi väga nõudlik ja siis ma olin nagu, et mis see nüüd on, nii ei tohiks olla, nii ei tohiks teha. Aga eks siis tuli ka murdumise koht, et see kõik tuleb nüüd vastu võtta. Ma olengi selline. Nii ongi. Ja siis hakkas muutuma midagi. Kas sa täna näed, et see otsus, mille sa nagu sa ilusti sõnastasid, sa olid endale pähe võtnud, et sinu lapsed peavad käima 1 aasta välismaa koolis. Kas see oli seda väärt? Täiega. Absoluutselt. Et üks on see, mis oli nii-öelda, et see kogemus, mis lapsed said, aga kas see oli kõik väärt ka seda sinu närvikulu, kõike seda, mis sa praegu kirjeldad, üle elasid? See oli mega seda väärt. Muidugi oli õhtud ju, kus ma läksin magama ja värisen ja und ei tule, mõtlen, mis edasi, kuidas edasi, ma täitsa nagu seda ärevusooda, mul oli mingi mantra, mis ma endale seal kogu ütlesin ja see läks, ma arvan, mingi 6 ajaga üle, et ma natuke sain abi ka kõrvalt, ikka räägid inimestega, siis on nagu parem tunne, aga see on täiega seda väärt, sest et ma nägin, kui väikseks ma olen ennast teinud sellega, et aga ma olen siit Eestist ja ma ei oska hästi inglise keelt ja kes ja mis ikka. Tegin seal kursuse, kus olid mehed ja naised, see 6-ajane, mis mul on see rohkemat hakkama saamine, more than okay oli inglise keeles siis nimi. Ja need inimesed, kes sinna Balil on tulnud, seal on, mina just suhtlesin nendega, kes ka olid 9 aastaks tulnud, mõni oli seal oma ettevõtted maha müünud, mõni lihtsalt jätnud tegevjuhi toimetama tulnud, inimestel oli väga palju raha, et kõik see maksta, kõik see teha. Muidugi sealt ma hakkasin ennast pisendama, et mina ikkagi leidsin kuidagi selle raha, et sinna minna on ja ikkagi ma pidin iga kuu tööd tegema, et seal siis olla ja püsida ja üüri maksta ja nii edasi. Ja see kursust, kui need inimesed seal tegid ja mis nende eludes nagu toimus, ma ütlesin, vau,
ja ma suunasin nagu, mul on komme nii, et kui nad on ingliskeelsed, vaata, tema teeb hästi, tema, Kai, ei, me ei taha neid, asja, me tahame, räägi sina edasi. Ma lähengi Šveitsi ühele seal, kes mu üks parim sõbranna oli Baalil, tema perele lähen külla, kes nüüd selle kursuse tulemusena, tal on see farm, ma lähengi nüüd vaatama, mis toimub siis, ehk siis see ongi seda väärt, sest kust muud kaudu see tuleb ju mingi õppetundide kaudu. Sellel hetkel ma tundsin, ma nagu läbi kukkunud või ei saanud hakkama, aga nüüd ma näen, et vau, millest ma läbi tulin. Et kui palju ma olin ennast vähendanud siin Eestis ja nüüd ma ei taha teha mingi suureks, et ma olen mingi Tony Robbinsin, mitte seda. Aga mind on maailmale vaja sellisena, nagu mina olen. Ma ei peagi saama Tony Robbinsiks või ma ei tea kelleks. Lihtsalt täpselt selline nagu, et ma olen siit Eestist, jagan oma kogemust, räägin oma asju. Just sellisena on mind vaja ja see oli, kui me võtame mu ametialaselt, oli see mega oluline kogemus nagu. Ja siis ma kujutan ette, et vaata nagu öeldakse, et me õpetajate, coachide, mentorite, koolitajatena saame viia inimesi nii kaugele, kui kaugel me ise oleme käinud või nad nii sügavale, kui sügavale me ise me oleme käinud, on ju. Et selles mõttes kõlab küll, et sa nüüd tänu sellele Bali kogemusele avardasid väga tugevalt seda sügavust või kaugust, on ju, kus sa ise käinud oled, tänu millele oled sa palju, ongi sügavam ja hoopis mitmekihilisem koolitaja, mentor, coach, ema, naine, kõik, on ju. Kindlasti, sest ma alati olen öelnud, et ma olen praktik. Ma teen seda kõike, mis ma inimestele õpetan. Okei, ma ei tee nagu 100% neid asju, kui mõni küsib, et milline võiks olla hommikurutiin. Ma pakun 10 varianti, ma ei tea 10 kõik ei saa, kui ma olen need kõik teinud ise läbi ja täna mul on teks mingid 3 asja, aga võib-olla aasta pärast järgmised 3. Aga praktik just selles mõttes, et kuidas see meie mõistus siis ikkagi töötab, mis need mõtted, kuidas need mul üle võtavad, kus see tunne tuleb ja nii edasi, on ju. Mul mõni aeg tagasi oli just intervjuu psühholoog Rita Rätsepaga ja tema ütles, et jagas mulle veidi, et ongi, et inimestel on tegelikult seda ärevust ja kõike seda päris palju ja ta käis mul minu kursuse Pimedusest välja raames üheks külalisesinejaks ja ütleme, sellel kursusel samamoodi meil on ikkagi päris palju nõus seda sugust, ongi depressiooni, raskustunnet, ärevushoog, läbipõlemist, kõike seda, on ju. Nüüd sina, olles ise seal Balil ka nagu väga, nagu sa ütlesid, nagu ongi ärevates olukordades, sa värisesid, kui sa seal voodis õhtuti magama jäid, mõnel õhtul on ju mitte iga õhtu. Aga, et kuidas sa välja tulid? Kuidas see mõtteviisi mentorlus siis sulle endal seal käis, mida sa täna oskad edasi jagada? Mida siis teha? Ma ise olen samamoodi vahepeal kogenud väga suurt ärevust erinevate teemadega seoses on ju ja et ongi, et siis ongi samamoodi, mul on väga konkreetsed mingid tööriistad, mida ma siis teen. Tihtipeale see teadlikkus et ongi, et tihtipeale on vaja kõrvalist abi, kui ikkagi närvisüsteem on nii tugevalt reageerinud, on ju, ja see ellujäämismehhanism on nii tohutult sees hetkel, et siis selleks, et seda närvisüsteemi alla tuua, on vaja kõrvalist abi. Kuidas sina said nendel ärevatel hetkedel siis endast seda südamerahu tagasi? No mina saan rääkida enda kogemusest, et mul ei ole arstipabereid või psühholoogi või terapeudi pabereid ja mida mina siis tegin, tegelikult ma lihtsalt, ma arvan, et ma ei läinud nagu nii sügavasse sisse, et ma nagu arvasingi, et nüüd on kõik tuksis ja halb ja nii edasi, eks. Et ma nagu alati sain aru, et okei, see on praegu see mu tunne, sest mul oli ju ka häid päevi. Aga see kõikumine oli nagu liiga suur, et kuidagi õhtuks, kui lapsed olid magama panda, mingi mure tuli peale, siis seal, see oligi kuskil aasta tagasi veebruaris, kui oli hästi keeruline. Ja ma mäletan siis ühel päeval ma seal föönitan oma juukseid ja jään peeglist järsku vaatan, mõtlen seda, et mu sees on rahu, ma soovin endale rahu. Panen täitsa käsi jääb käsi, vaatan, mis asja ma räägin praegu? Ma olengi ju rahulik. Mis rahu ma kuskilt, kus koos see tuleb? See on ju minu sees olemas. Ja ma olin nagu, ja see ei ole teilt esimest korda, et mul oleks selline kogemus olnud, aga lihtsalt see oli nagu nii tugev taipamine, et see ongi minu sees olemas. Et miks ma üldse teistpidist väidan ja ma suutsin näha nagu kõrvalt, kui kas tuli see ärevus või tulid need muremõtted ja kõige parem asi on tegelikult ju neid kirja panna.
et kui sa tunned ennast kuidagi, hakka kirja panema, et sa näeks, mis mõtted on seal taga. Sest et mõte põhjustab selle tunde. Tihti me ei saagi mõttega seda tunnet ära, sest et tunne on lihtsalt nii tugevalt kehas. Aga ma peangi ennast selliseks pooleldi heas mõttes hulluks, on ju, et ma lähen läbi ära, mul ei ole nii, et nüüd on kõik nii halb ja maailma lõpp ja panen selle tahtejõuga täiega edasi, et see lihtsalt on mul tähtedes ka seal kirjas ja sellepärast ma olen hästi palju seda empaatiat pidanud õppima, kui ikkagi inimestel on, ka mu klientidel ju mõndadel selline hästi madalseis või midagi, mis öelda, et mine ikka edasi, noh. Ja mis ma siis tegin, ma tegelikult lubasin, nagu ma enne ka ütlesin, et see hetk tuli tegelikult see murdepunkt, kui ma lubasin endal neid asju tunda, okei. Aga mis siis, kui nüüd ei olegi nii hästi? Mis siis, kui nüüd ma nagu muretsengi, et kuidas see või see saab, on ju. Et las see siis olla, lasen sellel olla, ehk ma tuletsin meelde, mis ma ise klientidele nagu õpetan. Et las see tuleb see mõte korra ja võt siis pärast seda tuligi peegli ja siis järsku föönitades oota. Aga minu sees on ju rahu olemas, miks ma mingit rahu kuskil taga on, miks ma üldse arvan, et ma ei ole rahulik, ma ju olen. Lihtsalt see on mingi minu mõte, mis seda tekitab. Noh ja niimoodi ma sealt vaikselt välja tulin, et ma ikkagi, tegelikult ma olin kogu aeg ka seal joogatrennides käinud, mis aitasid mind. Noh, eks seal olid mingid välised tegurid, mis seda põhjustasid mul on ju, et miks ma kuidagi nüüd ärevaks läksin ja kui oli jälle otsus vaja teha, et kas me jääme edasi sinna või mitte ja nii edasi. Et ja siis aitas tegelikult mind üks mu endine coach, kes on Kanadas. Ma korra nagu kurtsin talle, et kuule Kai, teeme kõne. Ta ütles, et kuule, võta nüüd see paber ja pliiats, et pane kirja, kus sa näed ennast 3 kuu pärast. Lihtsalt nagu hästi reaalselt kasvõi, et kuidas sa tahad. Ma teadsin, et ma teen jälle suvel oma selle ühe programmi ja selle, mõtlesin, okei, ma panen kirja. Ja panin kirja ja see nagu tõstis mind natuke sealt nüüd välja sellest hetke jamast, on ju. Ehk siis ma olin natuke kaotanud ära selle suurema visiooni, on ju, sest ma läksin sellest hetke jamasse. Ma mäletan, sa oled ka kunagi rääkinud, et kui me jõuame kuskile kohta, et praegu on kõik halvasti, siis vii korra tähelepanu suurele visioonile. Ja noh, vastupidi ka, et ega me ei saa ainult suurel visioonil hoida pilti, et peame hetkes olema, aga see aitas mind niimoodi, et ma nagu panin tähelepanu sinna, okei, siis ma olen Eestis tagasi, kursusel on nii palju inimesi, siis ma teen seda ja see tekitas minus nii palju head tunnet, et ma nagu järjest tulin sellest välja, noh, kui ma vaatasin siis juulis seda, mis ma olin seal aprilli alguses kirja pannud, see aprill, mai, juuni, see kõik oligi täide läinud, on ju. Ehk siis, et ma nagu hakkasin ennast rohkem kõrvalt vaatama ja muidugi täna ma saan aru, et ma siis ei osanud seda üldse nii hästi teha, sest nüüd ma olen ka olnud pimeruumis, on ju nädal aega, kus ma nagu täiega õppisin ennast kõrvalt nägema ja arvatavasti saab sellega minna veel ka edasi, on ju. Aga et saada aru, et kõik, mis ma mõtlen, kõik, mis ma tunnen, see ei ole mina. See tuleb sealt kuskilt, kus iganes vahet isegi ole kust, on ju. Ja et ma kogu aeg luubin mingis samas kohas, ma hakkasin seda paalil ka nägema, oota, jälle see toimus, jälle mul tulid samad mõtted, jälle mul on sama tunne. Oot, mis ma saan nüüd siin teisiti teha, et seda enam niimoodi ei tuleks, on ju. Ja see on mu enda otsustada, see ongi see, et ma olen ju looja, ma valin midagi teisiti teha. Et ma arvan, selle enese arengu koha pealt oli see mul ikka äge kogemus ja ei, ma ei kahetse. Et lihtsalt ma arvan, see kokkuvõtte tegemine ja selle läbi seedimine on olnud ka oluline, et Sakallas tehti meist artikkel, me jälle lastega vaatasime pilte, et mis me neile sinna saadame. Mu poeg on 8. klassis, tegi loovtöö sellest, et eesmärk oligi tal näidata, et kui äge tegelikult on üks õppeaasta paalil, sest temal oligi kõige raskem alguses. Ja kõik see, et tema nagu nüüd avanes ja rääkis sellest ja teiste poistega arutame ja see on nagu hästi palju aidanud, seda peab ka läbi natuke protsessi, mitte nii, et oli on tehtud, sest ega see, kui me täidame nii suure unistuse, siis see teekonnal olemine on hästi oluline, et seda nautida. Ikka jälle me seal paalil olles, ma tõin nagu tähelepanu tagasi, et vaadake poisid, nüüd me oleme siin, teeme seda, me käime suukeldumas, kuskil mäe otsas, kuskil ookeani ääres on ju, et oleme nüüd siin kohal, kuigi me hästi palju rääkisime Eestist. Ja nüüd on juhtunud see, et me hästi palju räägime paalist. Ja siis ma näitangi poistele, kuulge vaadake, et me jälle räägime sellest, mis me tegime, aga vaatame korra, kus me nüüd täna oleme, et me oleme siin hetkes ka, on ju. Et aru saada, et see teel olek ongi äge, mitte nii, et tegin ära, tehtud, mis nüüd? Et aga, et see teel olek tegelikult ongi ju, ütleme, selle unistuse või eesmärgi täitmisel see äge asi ju. Ja enamus inimesed panevad tähelepanu pidevalt
ainult eesmärgile on ju, et mida ma tahan saada ja siis nii kui see käes on, siis ongi, et okei, see on käes, mis ma järgmiseks tahan. Selle asemel, et ongi, et esiteks siis kuidas see teekond selle unistuseni siis on ja mismoodi on siis selle unistuse realiseerumise sees olla, on ju. Et see on tegelikult ju see. Ja. Kuidas seal pimedas toas oli? 10 päeva on päris pikk aeg. 7 päeva või 7 nädalaga, ja, see nädalaga. Äge. Päris pikk aeg. Väga äge. Kas oli raske ka? Ei olnud raske. Ei olnud raske. Ma ei ole ise kunagi käinud, aga ma olen kuulnud, et see on väga raske kogemus. Vaata, mul ei ole elus midagi rasket. Mul ei ole enam sellist kohta, et on raske. Raske on see, kui ma pean midagi, et on nii raske, ma ei jaksa tõsta, vaata, mul ei ole rambu. Aga mis seal on raske? Ma ise ju valisin selle minna. Nagu... Kas see pallikogemus oli ka sinna, et see ei ole raske või siis see just see mentaliteet, et miski pole raske, et tuli pärast pallikogemust? Ma arvan, mul on see enamjaolt alati olnud, aga vahe on see, kas ma nagu ütlen, kõik on hästi, pole midagi raske, tegelikult on, vaata. Või ma nagu saan aru, et oota, aga siin on mingi õppimiskoht, sest vahel, ega kui ma seal baalil olin, ma võtan ennast kokku, come on. Ma võtan ennast kokku, ma ei ole nagu istu seal ja lõpuks nüüd on kõik, ma enam ei suuda, ma ei saa. Mis asja nagu? Ma võtan ennast kokku, lähen sellest läbi, sest ma tean, et see läheb mööda, ega pimeruumis sama. Ma ju mingil hetkel pärast 7 päeva kutsutakse välja ja ma tean baalil ka, et see läheb mööda, aga vahel ta lihtsalt kestab natuke kauem. Aga ma nagu kunagi ei ole läinud sinna, et mul on nagu nii raske. Mul tahab vahel pähe tulla mõte, et pekki, et... ma nagu vihkan seda olukorda. Võib-olla see võrdubki raskega. Ja siis mul on nagu, et oota, kus sa mõtled või mida ma siin vihkan? Mis mulle siin praegu ei meeldi? Ma pööran tähelepanu sellele, mis ei meeldi. Oota, aga mis mulle siin meeldib? Ma mäletan, ma läksingi baalil, tegin külmkapi lahti. Kuule, vaata, kui palju süüa sul on. Sest mul oligi seal ka rahaline pool. Hakkas siis ju kannatama, kui mina tõmbasin energias alla. Ometi kõik ju teavad, et palli, või räägitakse palli nii odav, palli, see üldse nii odav, palli nii odav. Aga kui sa tahad elada tingimustes 4-kesi, et meil on korralik tualett ja dušš, mitte see baali auk ja mingi vannike seal on ja siis ega hinnad hakkavad, ma arvan, me elasime ühes odavamas, et meil oli $1800 see kuuüür on ja $1800 jah. Plus kommunaalid. Ei, see oli kõik seal linnas. Ja siiski ikkagi on ju ikkagi täitsa Eesti hinnad ju. Aga meil oli, muidugi, aga seal alguses hakati mulle näitama asju, mis maksid €4000, kui ma ütlesin, mida? Ja kui me käisime vaatama seda 600 eurost asja, siis me tulime tagurpidist välja. See oli kohutav, on ja. Ja loomulikult raha palju tekitab seda, aga mul oli pigem mingi emotsionaalne läbielamine suur, et tagajärg oli see, et vahepeal just kui ma vaatasin, kuidas ma finantsidega saan hakkama. Ja siis mul oli, kus Kai su tähelepanu on? Kus on su tähelepanu? Ma näen seda, ma paningi kirja, kes mul lugesid, vaatasin, issand, mis asju, kus mu tähelepanu on? Mida ma näen, mida ma madaldan siin ennast? Kõik negatiivse, mida sa nägid? Väga palju panin lõpuks kirja ja, sest kus ma ei saa sellele jälile, see tuleb nii automaatselt, mõtlen, et pekki jälle tunnen halvasti. Tegemist väga olulise harjutusega on ju, panna lihtsalt kirja kõik, mida sa mõtled, panna kirja kõik see negatiivne. Näha siis, mis see mu peas tegelikult toimub, sest tunne võtab üle ja ma ei saa üldse aru, mis ma tegelikult mõtlen. Ja siis ma läksingi, ma räägin, tegin külmkapi lahti, läksin bassein, issand, kui äge bassein meil on, mida äkki on ju. Näed, tegin riidega, ma ei pidanud riidekappi lahti tegema, need riided rippusid, vaata, mis riided, mul on ilusad kleidid, rivis. Esimesena, et see esimene samm oli see, et sa tajusid, et sa oled hästi ärev ja et ongi, et nagu kehareaktsioon oli äärmiselt negatiivne, on ju. Siis selleks, et aru saada, miks mu keha niimoodi reageerib, sa võtsid paberi pliiatsiga üles kirjutama kõik need mõtted, et näha, mille pärast, mis su peas toimub, on ju. Ja siis sellest järgmise sammuna saaksid teadlikult pöörama tähelepanu kõigele selle, mis sulle meeldis, mis on hästi, mis on positiivne. Sest ma tabasingi seal peegli ees föönitades, et oota, et mida ma siin loon praegu. Ma lihtsalt märkan, mis ei ole hästi. Iga kord on meil midagi, mis pole hästi, on ju. Ma ei tea, pärast vaatan siit, mis mul siin hästi polnud, vaata, on ju. Aga alati on elus midagi, mis pole hästi. Ja alati on midagi, mis on hästi. Kuidas sa väldid sellistes olukordades toksilist positiivsust? Ehk siis, et jah, et meil on nagu, et tõepoolest meil on asjad, alati on meil midagi, mis võiks olla paremini, alati on ka selle kräpi kõrval asju, mis ongi juba hästi. Aga kuidas sina kuidas sina teed vahet sellele, et sa teadlikult juhid seda, et okei, et ma ei pööra tähelepanu negatiivsele, vaid ma panen tähelepanu positiivsele selleks, et seda võimendada. Versus, et ma panen tähelepanu positiivsele sellepärast, et ma tahan ignoreerida seda negatiivset. Et kuidas sina seal vahel opereerib nii, et see positiivsele tähelepanu pööramine oleks väestav, mitte toksiline? Ma mõtlen, et
minu arvates sa küsisid seda mult tookord ka, kui ma käisin su podcastis, peaks kuulama järgi. Vähemalt ma olen kuulnud sind sellest rääkimast ja praegu jään nagu vastuse korra võlgu, et mis mõttes toksiline positiivsus, et mis asja. Noh, et me nagu aga ma saan nagu aru. pöörame tähelepanu vaata jõuga positiivsele. Ja pühime selle jama umbes vaiba alla, no aga ma arvan, et ma olingi seda kuskil kohtades ju teinud, miks ma Baalil sellesse kohta üldse jõudsin, on ju. Ja ma mäletan, et ma lihtsalt olingi seal voodis üks päev, mõtlen, et okei, ma lihtsalt nüüd ütlen kõik välja, mis tegelikult mulle ei meeldi, mis on halvasti, mis on pahasti. Ma tahan ju olla vaata, ja ma ei taha ju kellelegi öelda halvasti, keegi ju pole halvasti teinud ja mul on ju kõik hästi, on ju. Et kuidas ma seda väldin? Tulebki aru saada, et see on praegu kehva, aga kas ma nüüd valin, et ma jään siia nukrutsema või mitte, sest tegelikult see nädal on olnud keeruline, sest on 2 noore inimesega juhtunud väga hull õnnetus, nad ei ole mulle väga lähedased inimesed, aga üks näiteks mu laste Baali sõber on haiglas koomas, on mitu operatsiooni ja teise inimesega, ühe noorega veel ja see mõjutab mind ja ma luban siis korra seda tunda, aga ma saan aru, okei, kas ma saan siin midagi muuta, ma praegu ei saa muuta, ma märkan seda, I see you, seda ma tegin hästi palju pimeruumis, et tulid mingid mõtted ja ketrasid ja ja siis okei, ma näen teid, mis te sinute, mis te tahate teha, aga minu valida on, kas ma lasen sellel tundel minna kuskile maale, sest tegelikult tunne tuleb sellest, mis on ka mulle tuttavlik. Kuidas ütleb doktor Joe Dispenza? Vaatan, kas mul tuleb meelde see, et kas et õnnetu olek. Me oleme nii harjunud õnnetud olema, et me isegi ei saa sinna õnnelikuks minna, sest et see on meie loomulik seisund. Aga kogu aeg kui ma hakkan märkama, et see sama asi kordub, siis ma pean vaatama reaalsust tšekkota, kas see nüüd ikka on päris. Kas päriselt on nagu mingi jama siin või ma lihtsalt jälle harjumuslikult lähen sinna mingisse halasse või kohta. Ja ma ise arvan ka, et väga suur osa selles on just nimelt selle, et kas ma nagu aksepteerin ka seda negatiivset poolt või ma väldin seda negatiivset poolt. Et kui, et ongi, et mulle hästi meeldis, kuidas Steel Swan on öelnud, et positiivsele keskendumine töötab täiega, aga see töötab ainult siis, kui me ei kasuta positiivsust negatiivsuse vältimiseks. Ehk et ongi, et kui kogu see spektrum on nagu jaotuses ja siis selles neutraalses jaotuses ma valin, millele ma tähelepanu panen. Mitte, et ma panen positiivsele tähelepanu sellepärast, et siis jõuga ignoreerida seda negatiivsust. On ju. Aga tulebki ju võtta ennast, nüüd ma ütlengi see lause üdini vastu, selles mõttes, et aga näe, see on mu jama, see on kehva, see on nii. Aga mis siis, kui see pole üldse halb? Kes ütles, et see üldse halb? Ja ka see, et miks kogu aeg hea peab olema. Et miks aga see ongi, kuidas mul üks siseringis meesterahvas ütles nii kihvtilt, et on neutraalne positiivsus. Tegelikult kõik on neutraalne, aga mis siis, kui ta on natuke sukse positiivse tooniga, et see ka, et ma ei tea väga, mis ma tahan, aga samas seal all on noot, et tegelikult ma tean sees. Mina lihtsalt seda siin teadlikult ei näe ala, sest igal asjal on lihtsalt vastand, sinna ei ole midagi teha ja küsimus on, kas ma nüüd luubin mingis tundes ja mõttes, et see on see, millele ma sain sõrme seal Baalil peale. Ma mäletan, ma mõtlesin, ma 5 aastat olnud enesearengus hästi süsteemselt on ju need Bob-Proctori õpetused kõik. Ma ketran ikka sama asja, ma olen läinud ülespoole ja aga ma ikka lasen kogu mingil samal asjal ennast mõjutada ja asi pole selles, et ma nüüd otsustan, et ma nüüd lähen sinna kuidagi negatiivsusesse ära või enam nüüd üldse ei märka ja ignoreerin, vaid ma ütlen, okei, see on siin ja tead, mis siis juhtub tegelikult ja siis see kaob ära. Seda pole. Ja siis, kui me ei vastandu, on ju, et kui me ei vastandu sellele, siis tegelikult, sest siis ju aktiveerub see sama füüsikaseadus, survel allub vastusurve. Mida rohkem me vastandume, seda rohkem peab ta pushima vastu, on ju. Siis sa pead suruma vastu. Aga et ongi, kui me enam ei eita seda, kui me ei vastandu, kui me ei võitle sellega, ongi, siis ta ei pea ju enam suruma, siis ta ei ole enam, on ju. See on huvitav. Mina esimesena, su särgi peal on huvitav sõna paar. Mis see tähendab, mina esimesena? Ma ütlen siia enne ühe asja, mis mul alguses ütlesin, et tookord, kui ma olin see juures, siis sa küsisid, et Kai, kas sa mingit oma asja ka teed, et õpetad Bob-Proctori õpetusi? Küll kunagi tuleb, nüüd see on siin on. Ahaa, nii. Tegin ühe kursuse, mille nimi on Mina esimesena, mis on siis sellisel enesearengu platvormil nagu Upgrade Life, see on mul selja taga kirjas. Upgrade Life. Jah, nagu
noh, sa tahad, lähed enesearenguplatvorm. nagu lähed sinna, ostad lennupileti ja siis ütled, et tahaks upgrade ida ennast äriklassi, on ju, mis Jah. on niisugune hea nipp, kuidas mugavamalt lennata ja pärast upgrade ida. Ehk siis, et viia nagu elu järgmisele tasemele ja seda teevad 3 ägedat inimest ja nemad siis palusid mul teha siin ühe kursuse 21 päevase ja me panime nimeks mina esimesena. Ja see tähendab, ta on natuke intrigeeriv, on ju, sest väga palju on selliseid, noh, nii meesterahvaid mu poole pöördunud kui ka naisterahvad, kellel kas õed või emad on nagu, nad ütlevad, läinud metsa poole, et läksid enesearengusse ja nüüd nad on kõige tähtsamad ja lapsed on jäänud unarusse ja mees on jäänud unarusse ja kõik muu. Siis ma tahaks just näidata, et mina esimesena tähendab seda, et ma saan aru oma vajadustest. Mitte, et kui mul on kõht tüü ja mul läheb tuju pahaks, ma ütlen, mees ei teinud seda, sellepärast mul on paha tuju ja ma saan aru sellest, et mul läks kõht tühjaks. See on kõige lihtsam näide, et aga on muid asju on ju ka. Ma julgen abi küsida, kui ma vajan seda. Ma saan aru oma tunnetest. No tegelikult kõik see, mis me eelnevalt justkui rääkisime, et miks ma nii tunnen, et keegi teine pole sellest süüdi, et ehk see V-tähega sõna võtan vastutuse. Kuidas ma ennast tunnen, mis mu elus toimub. Ja mina esimesena saabki tegelikult sellest algus, et ma saan endast aru. Ja läbi selle kursuse, mis ma neile sinna tegin, ma tahangi näidata, kuidas endast siis aru saada. Ja kuidas see, kui sina ennast sead enda elus esikohale, et sa saad endast aru, enda tunnetest aru, enda vajadustest aru, julged abi küsida, julged kommunikeerida, siis kuidas tegelikult su pere sellest abi saab. Mitte nii, et mina olen kõige tähtsam, mis mu mees teeks, kui ma ütleks talle seda. Mis asja? Ma lähen siis ära. Või mis lapsed peaks tundma. Muidugi lapsed peavad tundma, et nad on kõige tähtsamad, aga ma ei saa olla lastele hea ema, kui ma ise olen näljas, pesemata, ma ei tea, pool räbalates riides. Ehk kuidas leida see tasakaal, võib-olla see on ka see hea sõna siin, et ma sean ennast esikohale läbi iseenda tundmise, siis tegelikult kui palju mu pere sellest võidab, on ju. Sest et ma enam ei ole ohvri seisus, et teie pärast on mul nii või naa. Aga kuidas siis see hea tasakaal leida? Sest seal võib ju väga kergelt minna või siis võib-olla see ongi üks, ma ei tea, protsessi üks osa, et ta võibki ju minna väga kergelt kreeni selle osas, et ongi, ma ei tea, ma ei lähe ämma sünnipäevale, sest et mina vajan üksi olemise aega, minge ise, on ju, või et nagu, et kuidas teha nii, et ta ei läheks üle käte või üle võlli egoist. Miks? Sest ma väga olen seda meelt, et me ise peaksime tulema esimesena ja alles siis kogu muu maailm. Sest me ei saa anda midagi, mida meil endal ei ole, on ju. Aga võib-olla siis, kui sa tead ette, kui see konkreetne näide, et see ämma sünnipäev on, et sa võtad ennast kokku ja lähed sinna, aga sa tead, millal sul tuleb see oma ette olemise aeg. Et kui sa küsid nüüd seda tasakaalu, siis tuleb harjutada. Ega alguses ei oskagi, jällegi Baalil tekkis mul lõpuks väga hea tasakaal seal kevadel, sest tuled Eestisse kõik, kelle lammutus laiali on ju, sest et kui seal minu tööpäev algas 11 või 12, olenes see aja vahest, on ju, nad kella ei keeranud, meil oli vahel 5 tundi vahet, vahel 6, siis mul olid hommikuid ju enda päralt. Nüüd siin kohe hommikul mingi möll lahti on ju, et jälle võttis aega tarjuda, aga tuleb leida see endale sobiv kuidas ma ütlen, ajakava, päevaplaan ja tuleb harjutada, alguses ei pruugigi välja tulla. Lähed natuke ühte äärmusesse, lähed teise, kuulad, vaatad. Minu üks suur õppetund ongi olnud, et lihtsalt vahepeal olla vait ja kuulata korra teisi, vaadata neid ka, aga ja saada endast niimoodi aru, mitte nii, et ma teen nagu otsus, et ma olen naine, ma võin nüüd seda muuta. Loomulikult ma võin muuta, aga kui see on äkki nädalast nädalasse või kuust kuusse sama, äkki ma saan näha juba varem, et miks ma seda muudan? Hästi hea näide on mul, kui ma laupäeviti olen teinud tööd, siis hakkasin esmaspäeval mingeid kohtumisi ära ütlema. Aga nii ebamugav ütled jälle ära aga ise ütlen, ma olen naine ja mul on vaja puhata, sest ma tegin laupäeval tööd ja siis ma järsku mõtlesin, oota. Aga ma tean ette, et ma seal 2 kuu pärast laupäeval teen tööd. Äkki ma jätan siis selle esmaspäeva kohe vabaks. Säästan nii palju aega, ehk siis, et näiteks see koht mina esimesena. Vastutuse võtmine on ju. Just, mitte, et ma ütlen, et on ämma sünnipäev, aga ma üldse täna ei jaksa. Sa tead ju ammu, et sul on ämma sünnipäev, et arvesta sellega, pane siis paika, millal sa oled endaga, millal sa oled oma kaaslasega, millal sa oled oma lastega, millal sa oledki üksi ja milline eeskuju lastele, et julged öelda, et aga ma soovin siin enda aega, aga niimoodi, et mitte sa ütle lastele hommikul täna mind ei ole. Oleneb natuke lapse vanusest, mõnel ei ole väga kaua võib-olla vaja ette öelda, nad ei adu aega, aga
et sul perekond teab. Mine tee see nädala lõppspaas, aga ütle neile ette, et nad teavad, on ju. See mina esimesena mentaliteet selleks, et seda üldse rakendada, see nõuab ju väga tervislikul tasemel enesearmastust, Seal on neid harjutusi ka. väärtustamist, enda eest hoolitsemist, üldse uskumist või usku sellesse, et ma võin tulla esimesena, ma olen väärt tulema esimesena, ma armastan ennast piisavalt selleks, et panna ennast kõrgemale kui oma mees või lapsed. Et see on Selle ju peaks nüüd inimene panema pausile, kerima tagasi kõik need üles kirjutama, nii hästi ütlesid. See on tegelikult siia platvormile tuleb veel eraldi enesekindluse kursus. Seda nagu ei tee mina, siia tuleb eraldi minapildi kursus, enesearmastuse kursus, aga see on lihtsalt mina esimesena ehk inimene üldse hakkaks nägema, kus ta on, nagu seal on palju kaardistavaid harjutusi, et jälgi ennast näiteks päeva jooksul. Iga päev on üks selline väike harjutus, võib-olla läheb 15 minutit aega teha, aga vahel on ka selline, et sa jälgidki näiteks päeva jooksul. Siis vaatadki üle, et aga kuidas sul siin on, mis sul siin on ju. Ja siis kuidas seda ka muuta, natuke nagu enne rääkisime, et näed, et kirjutad ülesse ja siis sa näed, mis mu sees toimub ja et saab seda muuta. Ja seal läheb harjutusi, mis on natuke sellised sügavamad ka, aga ka harjutusi täpselt, et kuidas sa saad nagu kellegi teise jaoks ka olemas olla. Sest et ikka meil, sina oled ka ema ja väga paljudel ju naistel, kes on emad, on see süütunne on ikka üks suur asi ja sellega me ikka kaevame sükst auku oma lastele. Sest nad võtavad selle lõpuks üle ja mis iganes on ju. Et ta on hästi kaardistav. Siin on ka harjutusi, mis tekitavadki seda enesearmastust, näha enda väärtust, kuidas ka enesekriitikat vaigistada on siin neid harjutusi, aga nad on sellised, ma pigem arvan hästi kerged harjutused. Sisse juhatavad, aga kes nüüd on varem selle teemaga tegelenud, siis ta saab jälle minna sügavamale ka. Ma väga loodan, et ma sain ta niimoodi üles ehitada, et seda võib teha inimene, kes kuuleb esimest korda sõna eneseareng, aga võib ka see, kes on aastaid olnud, et aga teeme korra selle intensiivselt läbi iga päev ühe asja, on ju. Et ühe harjutuse sealt. Mida sina ise hakkasid teistmoodi tegema, kui sa hakkasid ennast esiplaanile või esimesena siis valima? Mis need väiksed muudatused, mis ühe, ma ei tea, kui me võtamegi profiililt näiteks keskmine pereema, kahe lapsega näiteks, üks käib olles, ma ei tea, lasteaias, teine käib koolis. Ja mul ju käisid ka lasteaias veel, on ju, kui ma alustasin. Esimene asi, et kui ma olen seal köögis ja ei torised, keegi ei aita mind sinna, miks ei aita, vaid ma ütlesin, et palun, kes tuleb minuga, teeb seda. Hakkasin märkama tollel ajal, olin laste isaga koos, et mis tema tegelikult kõik teeb ka, sest et kui sa lähed sinna kööki ja oled pärast tööpäeva väsinud ja siis sa mõtled, et keegi kõik kuskil puhkavad ja keegi mind ei aita, et see on esimene asi, et ma hakkasin seda märkama. Ma hakkasin ise ka korralikumalt sööma, et see on tihti, mida siis naised ju ei tee. See on väga hea point, tihti peale ikkagi me teeme lastele või kaaslasele toidukorrad ilusti valmis ja ise näksime. Ja ma hakkasin seda tegema, eks vahepeal on selle kuskile kaduma läinud, siis ikka jälle sööd on ju, jälle tood see tagasi. See, et lähed trenni, ma ei saa minna, mul pere õhtul kodus, ütle neile, et sa lähed trenni. Nad arvavad, nii äge, et mu ema käib trennis. Väga äge. Koristamine oli meil tookord ka hull teema, et aga teeme koos, midagi ei juhtu ka, kui korraks on koristamata, ega see tormurull ei kao seal kuskile, võtan siis homme on ju. Et tegelikult see saabki alguse pisikestest asjadest ja seal kursusel ma olen väga palju selliseid pisikesi asju sisse pannud, sest see ei ole mingi, sa ei saa minna kohe peegli, et öelda, ma armastan sind, kallis Kai. Inimene ei tee võib-olla lahtigi suud peeglis, kuigi mul on see harjutus seal ka, natuke teise nurga alt. Et oleks algul lihtsam endaga seal peeglist tuttavamaks saada, sest see on tegelikult oluline. Aga väikesed sammud, see on nii hea, et sa seda küsid, sest see ei tule kuskilt suurest, et nüüd ma teen teised juuksed endal, ostan selle disaineri kleidi, nüüd olen nagu uus mina. Või siis teistpidi, et ongi, et on selline argirutiin sees on ju, siis ma mõtlen, et okei, tavai, nüüd on mina esimesena. Mina ärkan üles, et mina esimesena, ma hakkan oma seal need joogaharjutusi ja meditatsioone tegema ja vaadake ise, kuidas te oma hommikusöögid ja kooli ja lasteaeda saate. Seda võiks siis teha ennem ju, kui pere ärkab. Näiteks, või seda ma ju teen.
et kuidas seda mina esimene, kuidas seda enda tassi täita, on ju, sellises argirutiinis. Kõigepealt peab on ju saama aru, mis su tassi täidab. Esimene asi. Kõigepealt, et mis tassid sul on üldse. Üldse, jah, vaatame seda. Kas sul üldse on neid tassi, mida täita jumala head. Ja, et mis tassid on ja mida, mis aga üldsegi, mis siis nagu pahuraks teeb või noh, mis ei sobi. Need harjutused on mul seal ilusti sees. Ja siis, mis mulle meeldib, inimestele meeldivad erinevad asjad. Ja kui palju ma neid praegu üldse teen. Ja kas on mingi hoog, et nagu, ma kuu aega ostsin selle kuukaardi sinna stuudiosse, aeroobikastuudiosse, ma käin kuu aega ja siis jälle kaob ära, et kui tuleb madal seis, et märka nagu seda. See märkamine on kõige tähtsam, siis saab sealt see muutus on ju tulla. Ja siis võid istuda ka maha ju perega rääkida, mul on selline mure. Mul on nii, ma tunnen, et ma nii palju teen seda. Et, ja naistel üks nipp, mis mul paalile olles üks sõber tuli külla ja ütles, et ära ütle teismelistele poistele, et kes mulle kööki appi tuleb. Nad õpivadki nii, et ainult peab ema aitama ja pärast elavad üksi ja ei oskagi midagi teha, sest pole keda aidata vaata. Et küsi, kes täna muga koos teeb ja tead, kui palju meil energia muutus ehk. See on üldse pole kursusega seotud, aga mõtlesin praegu, et see on nii palju aidanud ja me olime vahel 4 köögis, keegi kooris, keegi tükeldas, keegi kattis lauda, mina lihtsalt segasin pliidi peal, kõik muud asjad olid tehtud. Loomulikult oleneb vanusest, aga vaadata üle seda sõnavara ka tegelikult. Et kui ma kunagi lugesin ammu raamatut Julgus alistuda, seal oli kihvt näide, kuidas naine sai kokkuleppe, et mees tuleb töölt varem koju, et ta saaks minna laulukoori. Aga ta jäi alati sinna 10 mind seljaks. Ja siis on 2 varianti. Ta tuleb sealt koju ja sa üldse ei hooli minust, sa ei hooli mu pojas, sa ei tule koju, ma ei saa minna. Või ta ütleb mehele, aitäh, et sa tuled varem koju. Kas sa saaks tulla 10 minutit varem, sest ma praegu jään alati hiljaks 10 minutit. Ma ei saa häält lahti laulda ja see segab ka teisi. Ma ütlesin, okei. Ta võib-olla adugi on. Ja ma mäletan, kui ma seda lugesin, siis ega ma suure tõenäosusega kohe ei saanud seda rakendada, aga märgata jällegi ka, mida su pere tegelikult kõik sinu heaks teeb, et saame nüüd nagu naiselt sealt ohvri seisust välja, sealt tooli pealt maha. See kursus konkreetselt on ka meestele, sest ka mehed on vahel seal. Just hiljuti ühe meesterahaga rääkisid, ütles, et see on seal haige, nüüd ma pean selle kõik üksi tegema. Mulle räägime nüüd, et mida sul kõik on võimalus teha, siis ta hakkas naerma, sina jälle sellega. Ütlesin, sa praegu hädaldad mulle asja, mille vaja pole hädaldada. Sul on tegelikult võimalus seda teha, märkame seda. Et ma ei tea, kas see on toksiline positiivsus, vahel on vaja ka ära viriseda, aga kui see on pidevalt, siis tuleb pöörata ümber ära. Ja vahepeal piisabki sellisest väikesest sõnamuutusest, väikesest perspektiivi muutusest, kas või ka nagu ongi teistsuguse sõna kasutamisest lihtsalt ja kogu energia selle asja taga muutub. Ja sa oled varasemalt väga palju õpetanud mina pilti. Et ongi sisekõne, mina pilt, see, kuidas me ennast näeme, kõik see on ju. Mismoodi see mina esimesena kursus nüüd sellest mina pildi õpetusest või mina pildi lähenemisest erinev on? Ma arvan, see on üks osa mina pildist. Mina pilti näen mina niimoodi, et on nagu 3 tasandil, mis ma endast arvan, kellena ma ennast näen, aga mõnest isegi kõige tähtsam, kellena ma siis ennast tunnen. Kuigi ma ei saa lihtsalt tunnet muuta, kui ma ikka arvan jamasti ja ma ei saa kuidagi ennast teisiti näha, kui ma tunnen jamasti ja nii edasi, et need 3 peavad olema nagu käsi käes justkui. Ja tegelikult see mina esimesena on nagu üks osa sellest, et hakata siis nägema ennast, kuidas ma käitun. Seal on lihtsalt hästi palju selliste praktiliste harjutuste praktilise all ma peangi silmas, et mis sa teed igapäevaselt või mis sa seal märkasid või mis oli see olukord sul täna päeva jooksul. Selles mõttes praktilise on ju. Aga seal on ka üleskirjutamist ehk see on nagu ka osa mina pildist, et mina pilt on nagu ju meie alateaduses asuv pilt meist endast. Ja see koosnebki endasse uskumisest, enda väärtustamisest, enese armastusest, just kui enese hinnangust, just kui kõik need osad on ju seal. Aga kus sa seda enesehinnangut hakkad kuskil nüüd tõstma? Ma olen näinud palju, kes on hakanud tõstma, et nüüd ma sean ennast esikohal, aga siis seal on taga on tegelikult kibestumine. Mina nüüd lähen talle seal ütlen või mina nüüd... Aga ta ikka tuli ja tegi, ehk ikkagi on nagu see ohvri seis ja kibestumine, et kui tahaks nagu, et sellest kohast saaks nagu edasi minna. Jah, et see mina esimesena võiks tulla armastuse baasilt, mitte nagu ego baasilt või tõestamise baasilt või mingi viha baasilt on ju. Ja see egoismi koht olgu jälle ka ära öeldud, et mõni arvab, see on nii egoistlik ja isekas. Egoistlik ja
egoism ja isekus on see, kui ma sunnin teisi tegema neid asju, mis ma teen. Kui mina ütlen, et hommikul tuleb ärgata 5:30 ja teha joogat, mul ei pea terve pere seda tegema. Aga ma teen seda ja ma palun, et nad seda aktsepteerivad. Või näiteks ma näen, et mu pojale meeldib, ma ei tea, süüa mingit pastat seal näiteks natuke rohkem, et ma saan sellega ju arvestada, leida mingeid viise, kuidas talle seda serveerida. Mitte nii, et sa pead ka tatart ja ube sööma, sest mina söön. Ehk egoism on see, kui ma sunnin teisi tegema samu asju, et mina nüüd armastan nii palju ennast, te peate kõik mind armastama. Ei, just on tore muidugi, et ma oleks koos inimestega, kes mind armastavad, aga et ma hoopis saan suunata oma pere ka neid ennast armastama. On ju. Et seal nagu ongi see vahe minu jaoks sees. Mis su järgmised pähe võetud unistused ja eesmärgid on? Kuule, mulle tuleb üks äge kursus naistele, on ju, mis ma oleks eluses arvanud, et ma teen midagi naistele, aga ta on ikkagi selline minule kohaselt, et nädal aega üks sama teema, käime üksi pulki läbi, harjutad seal ja seal on ka just see klausel sees, et natuke, mis me täna juba rääkisime siin sellest kursusest, et naine tõeline mina, tõeline sina, kuidas siis naisena tasakaalus seda elu tasakaalu luua. Mul tuli pimerumis mitu harjutust, mingi hingamine tuli mulle seal. Ma ei tea, võib-olla keegi kuskil teeb, aga ma pole kokku puutud. Mulle tulid mingid meditatsioonid, mida me siis seal naistega teeme. Ja mitte see, et me läheme nüüd, paneme pikad kleidid selga ja ei saa maailmast aru, sest vahel ma olen ise kartnud sellesse kohta laskuda võib-olla naisena. Naine on otsusekindel, ta teab, mis ta tahab, ta oskab oma aega arvestada, ta võtab aega endale, ta on armastusväärne, ta julgeb abi küsida, et me nagu sellise kursus olen nüüd kokku pannud ja ma teen seda koos 2 naisega, kes on olnud mu tiimis minu abilised, aga üks on tegelikult coach ja teine on konstellöör, nii et me panime ägeda asja kokku. Ma olen hästi nii vaimustuses. Ja on veel plaane, et mul on... Praegu Eestis või plaanid minna kuskile? Olen praegu Eestis ja nagu olen siin, samas kui tahan, lähen kuskile mujale, selles mõttes ei ole ju kuskil kätt ees. Mul lõpetab poiss 9. klassi. Vaata, mis temaga edasi. Ja täitsa tunnen, et ma nagu, kuidas ma nüüd ütlen seda, nagu nihutan neid piiret, aga mis on võimalik? Kui kõik oleks võimalik ja kõik ju ongi võimalik, siis mis sa siis korda saadaksid või mis sa oma ellu kutsuksid? Ma arvan, ma tegelikult suhteliselt oleks praegu nii, nagu ma olengi. Aga ma tunnen, et mul on nüüd lõpuks jõudnud kohale ja soov rajada oma kodu. Ma olen seda natuke nagu edasi lükanud, sest ma olen ise rääkinud, mis ja kellele, ma olen kuidagi sellest aru saanud, mis ja kellele. Ja ikkagi ma tunnen, et nüüd ma olen 45 ja oot, mul on veel vaja seal ja seal reisida, aga ma olen tõmmanud natukene aja maha. Täpselt see, et ma ei loo välja muutust, vaid ma olen nagu hästi avastan nüüd ja olen avastanud seda oma sisemaailma nagu. Ja küll need reisid ka tulevad, et see on mul juba, ma ei tea, mu sünnikaardis sees, et ma seal käin ja reisin ja küll see tuleb. Et selles mõttes vist ei olegi vastust, mis ma siis kõik teeks, on ju, et kui ma praegu soovin, siis ma teen. Ma lähen ju kohe 10 päevaks Šveitsi. Mega äge nagu. Mega äge, jah. Kui mulle vahepeal meeldib teha sihukest harjutust nagu luulutamise harjutus, selle sõna ütles Marlen Annabel, ma ei tea, kas see on päris sõna või mitte, aga sihukest nagu tuleviku hüppamise harjutus. Et kui me mängime näiteks seda, mul juba poeg teab, et kui ma hakkan seda tegema, siis ta mingi, emme, kas sa jälle luulutad? Ehk siis, et kui me näiteks sinuga mängime sihukest mängu, et me istume siin täna aasta pärast. Aasta on möödas, on ju. Kuidas sa räägiksid mulle, et kuidas su aasta läinud on? Me näiteks oleme siin, ütleme, et nii tore, Kai, me aasta tagasi tegime selle podcasti, käisid 2 korda mul saates, nüüd oled sa mul siin 3. korda. Kuidas sul see aasta läinud on? Kuidas see 2025 sind kohtles või kuidas sina seda põnevat maoaastat, kuidas sul läks aasta 25? Kui me istuksin ilma mikrofonite ja kaamerata, et siis ma räägiks sulle, aga mul on praegu natuke, et oota, mis ma nüüd siin rääkima nagu hakkan, on ju. Aga kas on midagi, mida sa saaksid öelda, kas või suures pildis? Ma mõtlen, mul on tegelikult täiesti kontseptsioon olemas, kuidas on minu ingliskeelne YouTube'i kanal ja ma arvan, et see on nagu täiega läks
vägevalt on teele. nii kihvt, et sa selle ära tegid ja ma mäletan, kus sa siin tegin aasta ära. tagasi rääkisid, et ja see on sul nüüd käima läinud ja töös ja see on täiega äge, et mul on ingliskeelne mentorlus, mis ma siis 6 kuud teen, kus mul on inimesed üle maailma Kariibi mere saarest kuni võtame siis Aasiani. et ja kusjuures mu esimene Kariibi mere klient oligi, tahaks alati öelda Kariibi mere piraat, tegelikult ta nimi oli Lennox ja Jamaikalt pärist juba 2024 aasta lõpus, kes lihtsalt leidis Google'i abil ja põnevusega ootan juba ta videot, mis ta mulle saadab, et kui palju see mentorlus andis. Mis veel? Olen Aasias reisinud rohkem ja mu teine poeg lõpetab 9. ja tal on vägevad plaanid pärast 9. ja see, kes lõpetas 9. on Eestist väljas õppimas. Ja las see jääb praegu nii, et kõlab väga hästi. olen käinud ühel ägedal matkal siis Islandil, mis on ka mu suur soov olnud ja nüüd 2025 siis ma otsustasin selle ära teha ja väga kihvt. Issand, ja ma mäletan, kui sa rääkisid mulle sellest matkast pärast seda, kui sa tagasi tulid, et sa käisid seal matkal seal Islandil ja tegid oma suure unistuse teoks ja et mismoodi see matk läks lihtsalt nagu nii tohutult palju paremini kui see, kuidas sa üldse ette oskasid kujutada, et kui palju ägedaid kogemusi, mida mitte keegi tavaliselt seal Islandil ei saa. Ma narrutan. Et kui palju ägedaid kogemusi sa said ja kui palju sa olid hoitud ja milliseid nagu, millist maagiat sa kogesid ja mulle eriti, ma mäletan väga hästi seda, kui me rääkisime pärast seda Islandi, kui sa tagasi tulid just, et kuidas sa särasid ja kuidas kõik need, kellega sa seal kohtusid ja tutvusid ja siis ma mäletan esimest korda sa rääkisid mulle sellest ideest, mis sul seal Islandil sündis. Et selles mõttes on äge, et on nüüd näha, nüüd siis aasta on juba möödas, et kuidas see idee on nii palju arenenud ja kuidas see on sind tõstnud nii tohututesse kõrgustesse. Ja on väga inspireeriv näha kõrvalt, mismoodi sa oled laiendanud nii otsusekindlalt ja nii vägevalt seda rahvusvahelist suunda. Et see on mindki ennast nii palju innustanud ja samamoodi selle rahvusvahelise aga piire ju pole, et ja teist sellist inimest ei ole nagu mina. Ja piirid on ju meie enda peas, vastane meie enda peas on palju, on kõige suurem, kui seal teisel pool väravat, nagu see Timothy Galway või kes see oli, kes selle lause ütles, et vastane ainult meie enda peas ja see on imetlusväärne, mismoodi sa oledki praktikana nagu nii-öelda, et ühel pool sa õpetad seda, et mismoodi see vastane enda peas siis esimesena. See hääl on möödunud, seal on veel mitu häält, jah, et see on terve meeskond, kes seal on. Kui on muinasjutt lumivalgeke 7 pöialpoissi, minu muinasjutt on Kai ja 20+ pöialpoissi. Ma täiega sain sellest Pime ruumis aru ja muideks kusjuures 2025 ma taas olin Pime ruumis ja siis ma olin seal loomas nagu päriselt ja ma olen ka kohtunud aastal 2025 väga imelise inimesega, minu jaoks väga olulise inimesega. Aga sellest räägime siis juba 2027 rohkem. Ja võib-olla sellest räägime eelkõige väljaspool kaameraid, seepärast, et vahel on see privaatne elu, see kõige ägedam elu. Mõtle selle lumivalgekese peale, seal ongi ju lumivalgeke, kes oli väga ilus ja kes läks kohtuma metsa iseendaga ja siis ta leidis seal see laevastaja, doktori ja toriseja ja magaja ja kõik tema ju. Polnud kunagi selle muinasjutu peale nii mõelnud. Ja. Ma ei tea, täiega äge. Ongi tema enda nagu alamosad kõik kõigelt, võiks olla. Issand, kõlab nagu mingi seenetripp. Kõlab veits jah, aga ma olin pimedas täiesti ainult puhas mina ise. Ei olnud mingeid seeni mul seal abis, aga midagi. Mis sind sinna pimedasse ruumi üldse surus minema? Ma olin tahtnud sinna minna ammu, mingi 7 aastat, aga ma kartsin pimedat ja siis ma nüüd sügisel sain aru, et oota, ma ei karda enam pimedat. Ma tahan kõik vaigistada ja näha, mis mu sees siis toimub. Ma rääkisin Kris Kala podcastis sellest natuke rohkem. Kas sul tead sa täna, et miks sa seda pimedat kartsid või mida sa seal pimeduses päriselt kartsid? No mingeid kolle ja ju mind oli ära hirmutatud. Klassikaline. Jah. Aga eks vahepeal oli ebamugav, sinna tualetti läbi selle ukse oli veits ebamugav vahepeal minna, et pidin ennast kokku võtma. Mõni ütles hulluks ei läinud, siin ikka sain aru, kus ma olen. Ja tegelikult
ma olen juhke enda üle, et ma seda tegin tegelikult. See on äge. Ma olen kuulnud, et pimedas ruumis mingi lause on, et esimesed 3 päeva kõik magavad, siis kõik on üle väsinud, kõik on nii ala maganud, et esimesed 3 päeva ma magavad. arvan, ma ei maganud kõike. Mul oli ikkagi piisavalt suur nagu see, nagu, et ma nüüd tahan siin, ma tulin siia vastuseid saama, ma hakkasin kõike Tööd tegema sinna. Tööd tegema, ja siis, kui ma mõtlesin, nüüd on 7 päeva täis, nüüd ma lähen välja, ei olegi. Magasin, ikka pole. Veel magasin, ikka pole. Mida äkki? Ma pettusin tohutult endas. Ja siis ma hakkasin sellega tegelema ja siis ma sain päriselt aru, miks ma sinna läksin. See on täiega nagu eraldi tegelikult podcasti teema, aga see tuleb varsti rohkem. Tõesti tahan sellest tegelikult nagu rääkida, et ma praegu panen neid asju kirja ja vaata, mis sealt tuleb. Ja iga kogemus vist vajab kuidagi settimist on ju ja tihtipeale aja möödudes saame ka selgemaks, et miks me midagi valisime, mida me sealt päriselt saime. Seepärast ma just arvangi, et praegult, kui sul on sellest palikogemusest piisavalt aega möödas, on minu meelest alles see koht, kus hakkab vaikselt tulema see, et ootad, aga mis see päriselt see aasta meile lõi, on ju, või mis me päriselt sealt kaasa võtsime või kuidas mina inimesena päriselt nüüd pärast seda palikogemust muutunud olen või muutusin või muutunud olen, on ju. Kuidas ütles Steve Jobs? Me ühendame punkte, vaadates tahapoole. Ja siis me saame ka aru, mis nagu toimus, on ju. See oli see, siis tuli see, siis oli see, ja. Ja nüüd on nagu minu jaoks nagu kõige suurem küsimus, kuidas ma saan seda usaldust luua ka ettepoole vaadata. Et ala astun, kuidas on mingi video, et läheb redelist üles või trepist ja tegelikult seda treppi pole, aga ta usaldab, alati tuleb. Nii me ju loomegi. Mul tuleb see oli ühes multikas oli ka, mis mulle ka hästi kõnetas. Ma ei mäleta, mis multikas see oli. Ma meeldib multikid vaadata. Või mingid pojaga vist käisime midagi vaatamas ja siis juba kaua aega tagasi siis seal oli ka, et oli kanjon ja siis on ju 2 kanjoni vahel oli see tühimik, on ju. Ja healased siis jooksid sealt, pahalased ajasid healast taga, on ju. Ja siis nad jõudsid sinna kanjoni ääre peale, neil oli, et nad peavad kohe saama teisele poole, sest pahalased kohe jõuavad kohale. Ja siis seal oligi see õpetaja, kes siis ütles sellele õpilasele, et et iga sinu jala alla ilmub kivi. Aga ta ilmub alles siis, kui sa päriselt usud, et ta su jala alla ilmub. Ja siis see õpilane nagu, et okei, sul on nagu täiesti nagu kanjon ja sul ei ole seal mitte midagi ja sa pead astuma sinna ja usaldama, et seal on see kivi, on ju, mis su jala siis nii-öelda alla ilmub. Ja siis ta hakkas astuma ja seal ei olnud ja ta oleks väga alla lennanud. Ja siis õpetaja tõmbas sealt tagasi ja ütles, et sa pead usaldama 100%, sest nii kui sul on väike kahtlus sees, siis see 1% kahtlust tühistab kogu see 99 usaldust ära. Et see kivi ilmub alles siis, kui sul on 100% usaldus. Ja siis ta venitas muidugi filmile omaselt viimase hetkeni, kuni need pahalased olid kohe tal krutis ja seal kukil ja siis ta pani ja siis tal tuli sisse see otsus, et ma usaldan ja siis ta põhimõtteliselt jooksis sealt ühelt kalju äärel teisele ja iga kord, kui ta maandus, nii-öelda oli seal kivi all, on ju. Ehk ta nagu jooksis sealt üle. Väga iluline, sest multikaid tasub tean, kui on lapsed. No mäletaks ka, mis multikas oleks, saaks soovitada. Et see tegelikult ju ongi niimoodi, et usaldada see ja see on nagu elus. Ma nägin seda täiega, et tee see otsus ja hakka samme astuma. Et aga enamjaolt meie aju hakkab juba genereerima, aga ma ei tea, kuidas ja siin ju pole, siin ei saa. Aga see on lihtsalt mineviku mälestuste põhjal tehtud otsus. Otsustad, nii on, sa tead, et see siin on ja usalda ja ma sain seda tegelikult mitu korda seal tunda. Ma arvan, et see mingil hetkel mind tegelikult veits nagu läbi võttiski, on ju, sest et see on nagu närvisüsteem ja harjunud, ta on nii loogiliselt kõik aru saama, on ju, ja siis ma pidin ennast sinna piirini viima, et ma saan lõpuks nagu alistada sellele ja lõdvestuda sinna ja et jah. Jaa. Äge, igal juhul väga äge, kõlab nagu ongi, see palikogemus oli midagi väga suurt, väga ilus, et sa nii sihikindlalt seda endale valisid ja et ongi, et kuulates ongi, milles sa ennast sealt läbi närisid ja kui sügavalt sa pidid lõdvestuma sellesse ärevusse, enne kui see rahu tuli ja siis samal ajal ongi need õppetunnid, on ju, mida ma arvan, et mida sa dekodeerid või siis lahti kodeerid, siis on ju
nii-öelda ajapikku ja see ongi see elukogemus, on ju. See ongi see küpsus, see ongi see, mis tegelikult tuleb nüüd sulle järjest kõikidesse sinu õpetustesse, kursustesse, sinu uude loomingusse, sinu postitustesse, sinu story'desse, kõigesse tegelikult tuleb seda nagu, see ongi see, et need on need kohad, vaata, mis sellest 2D pildist teevad see 3D pilti, on ju, seda ruumilisust sinna juurde. Et ma arvan, et see on imeline. See on äge jah, see on äge, et sellest niimoodi aru saada ja jällegi siis ka usaldada edasi minna, on ju, sest vahel on need kogemused kuidagi võtavad nii läbi, et mis ma ja kus ma nüüd järgmisena teen, aga lähme edasi. Ja see mina esimesena, ma arvan, et see nii kursusena on kvaliteetne Up-Create Life. Kihvt pealkiri ka sellel enesearengu platvormil, et see nii-öelda kursusena, aga sa nagu põhimõttena ka on ju, või nii-öelda elustiilina, mina esimesena. Just. Et see on nagu nii väärtuslik ja nii nagu oluline. Ma mäletan, kui ma ise selle enda jaoks läbi närisin just emaduse võtmes, et kui ma tahan, et mu poeg oleks õnnelik, siis ma pean esimesena ennast õnnelikuks tegema. Ehk siis enda eest hoolitsema, on ju. Et siis mul on talle anda kogu seda energiat, tähelepanu, armastus, hoolt, kõike, mida ma pojale anda tahan, on ju. Ja minu suuri soov on, et kas meie lapsed, kui mitte nemad, siis nende lapsed, neile tuleks juba loomulikult. Et neile tuleks loomulikult, aga neile tuleb see ainult siis, kui me neile ette näitame. Sest et kui me ei näita ette, siis nad ei tee meie sõnad järgi, me tegude järgi, et näe, emme siin otsustas, et tema tegelikult teeb seda, siis ma võin ka otsustada, mis ma teen. Ja võid, aga siis me saame ka lapsi toetada selles, et nad seda teeks. Nii ma siis see muutus lõpuks tuleb. Kuidas Maia Kaate välja taga ütles, kui ma ta raamatu esitlusel käisin, et aastaks 2065 või 2265, sisse ma mäletan, et inimkond saab täiega valgustunuks kõigest teada. Kõike näeb läbi. Ootan põnevusega. Võiks olla 2065, siis võib-olla jõuaks ära näha, on ju. Tundub nagu väga kähku. Natuke liiga kähku tundub, on ju. Mulle tundub ka, et äkki ikka seal oli see 200 ees. Ja, et siis on nagu ikkagi vaata, et kui me ütleme, et meil on generatsioonid, et siis tõenäoliselt ongi, et ikkagi me peab nagu päris mitu generatsiooni vahetuma enne, kui see just nimelt see sama, et ongi, et meie teeme midagi teadlikult, lapsed juba teevad poolteadlikult ja siis lapselapsed teevad juba nagu alateadlikult, on ju. Juba praegu ju meie lapsed on hoopis teistsugused, tulevad, kallistavad, ütlevad, ma armastan ja hästi teine juba see, et see muutub ja aitäh kõikidele vanavanematele, kelle jaoks on nagu väga võõras vaadata, et mis sa siin oma pojaga kallistad nii palju on ju, et nad ka seda omaks võtavad, sest see võibki neile võõras olla alguses. Et mõistame seda ka siis. Ka oluline. Aitäh, Kai, et sa mulle taaskord saatesse tulid. Alati rõõm ja väga huvitav sinuga vestelda, nii tore. Ja ma loodan, et tänane saade meeldis ka teile, armsad kuulajad ja vaatajad. Ja nagu ikka, kohtumiseni järgmisel korral. Tšauka! Kuulake ikka Dali podcast, aitäh sulle. Tšau! Tšau!